see tuletorn siin on nüüd 1/13, kuhu eestlased saavad sisse piiluda ja ma pean ausalt tunnistama, et mina ei ole tõesti Eestis mitte üheski tuletornis veel kahjuks käinud ja see on minu esimene tuletorn ja ma olen väga põnevil, milline see välja näeb. See paegivist ehitatud tuletorn valmis 1896. aastal. Torni eesmärk on otse loomulikult juhatada Tallinnasse saabuvaid laevu turvaliselt sadamasse. Tavaliselt nüüd tuleks siis vist pilet osta, ma saan aru, täna muidugi tasuta, aga vaatame, kuidas see asi käib. Täiskasvanute pilet näete 6 eurot, õpilane 4 eurot ja siis saab ka perega tulla, siis saab 17 euroga, nii et tegelikult üks pilet võtta ja siis maksta ja saabki üles ronida. Tuletorni külastamise teeb võimalikuks Ego Riiner, kes operaatorina tuletorni inimestele avab. Tegelikult see otsus tuli emotsiooni pealt, et tuletornid on olnud juba pikka aega mulle hingelähedased ja selline tuletornide pärand on olnud päris põnev uurimine minu jaoks ja see oli üks selline põhiline otsus. Maailmas on ligi 15 000 tuletorni, Läänemere ümbruses 360 ning Eestis on 55 töötavat tuletorni ja 237 tuulepaaki. Oi, teil on juba üleval käidud? Jaa. Te olite eriti kiire. No allatulek oli väga kiire, aga ülesminek tuleb tunnistada, võtab aega, nii et good luck. No ma vist olen veel poolel teel või kaugel ma olen, issand. Jalad on juba nõrgad igatahes. Kuidas oli? Väga ilus vaade, tõesti, ja mis sealt paistab täna on rahvatantsijad. Rahvatantsijad paistavad üle Tallinna ja teistpidi tuul muidugi, sellega peab arvestama. Olgu, ma siis arvestan ja kõike võtan arvesse, siis proovin siin üles jõuda, nii et vaatame, kuidas teeme sükse väikse. Nii, aitäh teile! Issand, lähme edasi siis. 182 astet ja vanasti olid siin majakavahid, kes käisid mingi 10 korda päevas üles ja alla, ma arvan, neil olid säärelihased, olid nii trimmis lihtsalt. Siin on hea koht väikseks pausiks. Siin ei tohi pead ära lüüa. Pisikese seal. Ja olemegi vist jõudnud torni tippu. Milline vaade on? Ilus. Siin pole vist ilusam. Lähme vaatame natuke siiapoole ka. Ma kogu ringi teile peale ei tee, et jääks ikka midagi saladuseks ka, kuidas see vaade välja näeb, et kui te ikka ise piiluma tulete, siis saate täpsemalt vaadata. Tuul puhub ja puhub. Vaatame, kas me leiame selle tulukese kõles, mis sinna kuskile mere peale siin samas ta ongi, kui vaatate siiapoole mitte vaadet. Siin ta siis vilgub ja näitab meremeestele teed, et kuidas ikka mandrile jõuda ja turvaliselt koju jõuda, aga ma mõtlen, kui ma siin praegu keset seda tuld olen, siis nad seda vist ei näe, nii et ma astun sammukese tagasi ja vaatan pigem seda vaadet. Tänapäeval me oleme ju nii modernseks läinud, et kas selliseid nii-öelda vanaaegseid tuletorne tegelikult üldse enam vaja ongi? Ausalt öeldes mul oli sama mõte veel mõni aasta tagasi, et kas meil on tuletornidega reaalselt ka midagi teha tegelikult peale selle, et nad vaatamisväärsused on. Aga tänane olukord on vastupidine, kus meie idanaaber on tõesti tegemas igasuguseid segamistegevusi nii GPS-ile kui navigatsioonile, mitte ainult merel, vaid ka õhus ja jõgedel. Nii et tõesti, et see tuletorn on nagu plaan B, et kui merel sõita ja GPS-iga ikkagi probleem on, et siis see nagu teadjad, meresõitjad aitab endiselt hädast välja. Wow. Siin see maagia toimubki siis, kust meremehed enda infot saavad. See tulukene vilgub siit 5 korda järjest ja siis on 1,9 sekundit pausi ja seda ööpäeva ringselt. Siin mööda seda kogu tehnikat, kus vanasti oli ju inimene, kes selle kõigega tegeles, siis nüüd on kõik hästi automaatselt. Algselt ju paigaldati ohtlikesse kohtadesse tulemärke pimedatel aegadel, süüdati lõkkeid. Mingi hetk, kui siis juba meie tehnika ja oskused arenesid, siis hakati ehitama selliseid madalamaid tulepaake ja kui siis ka juba kiviehitised tekkisid, siis sai veel kõrgemaid neid ehitada ja siingi see Tallinna ülemine tuletorn on ise 40 meetrit kõrge sellest maapinnast, kus me oleme ja see omakorda on merepinnast juba 40 meetrit kõrgem. See Tallinnas asuv tuletorn on alates homsest avatud kõigile. Korraga võib torni külastada 10 inimest.
Suurusjärk umbes 1,5 miljonit on operaator lubanud investeerida, et siis seda linnakut veel edasi arendada nii ohutuse vaates kui ka siis oma ärilisi eesmärke täita ja tagasi teenida. Nii et selline hea koostöömudel on kindlasti õige, sest kõiki vahendeid riigil täna välja panna ei ole, et me suudaksime kohe neid 55 tuletorni avada avalikkusele, aga suund on selline, et tahame üha enam nendega toimetada ja juba ka järgmine on meil teada, mis veel sellel suvel avatakse. Mis see on siis? Jätan saladuseks.